Veebruari alguses tegi Erametsakeskus otsused nendele taotlejatele, kes esitasid 2011. aasta kevadel taotluse kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. Et see on, need mõlemad on maaelu arengukava toetused, kus taotlejate ring ei ole väga suur, sellepärast et neid toetusi saavad taotleda, tingimused nende toetuste taotlemiseks on küllaltki spetsiifilised. Et kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsaomanik, kelle mets on hukkunud tulekahju või tormi tagajärjel. Ja siis metsatulekahju ennetamiseks saab taotleda toetust see metsaomanik, kellel on suure või keskmise tuleohuga maakonnas mets. Et kokku oli taotlusi 64 ja nendest 62 said positiivse otsuse. Toetuse abil plaanitakse taastada 200 hektarit, peaaegu 200 hektarit metsa, mis on siis tormi tagajärjel hukkunud. Ja metsatulekahju ennetamise poole pealt plaanitakse teha 16 suitsetamise lõkke tegemiskohta, korrastada 6 kilomeetrit teid, mis viivad tuletõrje veevõtu kohtadeni ja võib-olla natukene isegi ootamatult või üllatuslikult plaanitakse metsadesse rajada 10 kilomeetrit tuletõkestusribasid ja vööndeid. Et sellepärast üllatuslikult, et varem see tegevus ei ole väga populaarne olnud. Need toetuse saajad, kellele siis veebruari alguses nüüd otsus tehti, et nendel on aega teha töid 2 aastat sellest otsuse kuupäevast. Ja pärast seda, kui neil on tööd tehtud, tuleb esitada nende tööde kohta dokumendid Erametsakeskusele. Ja võib-olla siin meeldetuletuseks varasemate taotlusvoorude kohta, et 17. veebruaril saab paljudel metsamajandusliku väärtuse parandamise toetuse taotlejatel, kes said rahuldamise otsuse 2010. aastal, saab tähtaeg täis neid dokumente esitada. Et siis tasuks jälgida, et kas taotlustest on ikka kõik tööd tehtud ja dokumendid Erametsakeskusele esitatud ja kõik korras. Nende veebruari alguse otsuste kohta saab infot ka erametsanduse portaalist. Seal on üleval toetuse saajate nimekiri, aga toetuse saajate nimekirjas kodulehel on ainult juriidilisest isikust toetuse saajad, sellepärast et Euroopa Kohtu otsusega ei tohi avalikustada füüsilisest isikust toetuse saajaid. Erametsakeskus osales väliskoostööprojektis, mille raames oli võimalik minna Prantsusmaale välispraktikale. Otsiti siis, saadeti 4 inimest metsaühistutesse või siis rohkem nagu praktilise poole peale ja 2 inimest administratiivvaldkonda. Mina olen siis minemas just administratiivvaldkonda, et nagu ka Erametsakeskuses minu peamine ülesanne on infosüsteemi arendamine, et ühest küljest see tähendab seda ka, et ma olen selle sisu poolega, mitte just alati detailselt, aga vähemalt üldjoontes kindlasti kursis. Ja ma leian, et see annab nagu hea aluse sellele, et sealt Prantsusmaalt kogemusi ammutada. Prantsusmaal ma lähen organisatsiooni nimega Chambre d'Agriculture, mis asub Le Mansi linnas. Le Mans tuli välja, on selline väike linn, 150 000 elanikku. Et üldiselt on tegemist jah, põllumajandus
kojaga või ma ei tea täpselt, et kui selline asjakohane on seda nimetust tõlkima hakata. Aga seal on ka eraldi metsaosakond, et siis minu juhendaja töötab siis selles metsaosakonnas spetsialistina. Eelarvamusi võib-olla Prantsuse metsanduse kohta ei ole, et need on liiga vara nende jaoks või puudub piisav kogemus, et need oleks saanud tekkida, aga nagu ma olen aru saanud, siis prantslased on üldiselt võõrkeeli need väga ei räägi, et võib-olla siis kõige natuke hirmutavam asjaolu tundubki just see, et väga tõenäoliselt tuleb ikkagi prantsuse keeles hakkama saada. Kuigi jah, projektis on üheks nõudeks, et meie siit minejad peaks saama suhelda inglise keeles. Aga jah, ma ise väga ei looda selle peale, et see võimalik on. Praktika käigust on vajalik meil kirjutada ka praktika aruanne, mis siis näitab ära, et milliseid kogemusi me seal Prantsusmaal saime. Ja nii-öelda ka, nagu ma olen aru saanud, et rahastajatel, et see projekt on läinud tõestamaks, et see projekt on läinud asja ette. Täna meie kõigepealt alustame tutvustust, et Elering, kes me oleme, millega tegeleme, mismoodi on meil kokkupuuted maaomanikega, mis on meie mureks ja samuti ka meie ühisest istumisest me tahaksime jõuda niisuguse sõbraliku koostööni, sest tahes-tahtmata meie tegevust me oma liinide all teeme, mis häirib ka maaomanikke. See on paratamatu, aga peame nagu sõbralikult läbi saama. Okei, igal juhul meeles kasutaksite seda õigust, mis teil lepingutes juba praegu on, et omaniku eest see metsateatis esitada ja kui Keskkonnaamet ei menetle, ütleb, et ei menetle, siis on asi fikseeritud. Aga läheks äkki edasi. Ja mida me siis selle metsaga teeme? Kõigepealt võib-olla siis võsaga, mis on nagu lihtsam probleem, kuigi ka siin keegi arvab, et seda saab müüa hakkepuiduna ja hakkavad järjest rohkem probleemid tekkima, aga ega seda kuni 4 meetrist eriti hakkepuiduna ei õnnestu vist müüa, on omad probleemid, nii et see võsa langetamine käib siis nende tavaliste lõikuritega, eks ole, mis on rihmadega seljas, siis on variandid kettpurustiga ja siis on veel mingid siuksed väga kallid masinad, niinimetatud, me nimetame neid võsafreesideks. Mina näen Elering AS-i ja teiega koostöö suurt potentsiaali. See seisneb kõige rohkem, et maaomanike teavitamises ja abis metsamaterjali realiseerimiseks. Et meil on väga kasulik, et oleks maaomanik ka rahul ja elektriliinid oleks hooldatud. Metsaomaniku kasu sellest koostööst, metsaühistute koostööst Eleringiga tõuseks sellest, et metsaomaniku saaks siis tema maa peal tehtud toimingud kõik tema õiguste järgi, et metsaühistutel on olemas kompetents ja teadmine, kuidas neid töid üldse oleks võimalik korraldada, hiljem ka sellest maha raiutavast puidust saada endale tulu, mis mõnel puhul võib muidu ju jääda sinna maha ja millest ei saada tulu. Ja ühistud saavad ühiselt korraldada mitmete maaomanike puidumüüki, sellega seoses suurt logistilist võitu. Ja Eleringi kasu sellest ühistutega koostööst võiks tõusta sellest, et ühistute vastu on metsaomanikel suur usaldus ja meil on ka piisavalt infobaasi ja teadmisi, kuidas metsaomanikega ka suhelda. Ja metsaühistud on kindlasti usaldusväärsemad partnerid kui mingid äriühingud, kellel huvid võivad olla majanduslikud. Metsaühistutel selliseid huvisid ei ole reeglina. Iseenesest selliseid koostöövorme on juba praegu ka rakendatud ja need on olnud väga edukad, et on Põlvamaal ja ka Viljandimaal on väga hästi sujunud koostöö siis, kui on saavutatud õigel ajal kontakt
kontrakt ja sellisel juhul on tehtud kõik tööd nii, nagu on metsaomanik soovinud ja ka Elering on jäänud rahule selle tööde kvaliteediga ja järelevalvega metsaühistu poolt. Reeglina on see metsaomanikule ka täiesti jõukohane, et ta ei ole kulukas temale ees. Metsaühistu enda tugisüsteemid annavad võimaluse selleks, et seda kompetentsiga koguda. Ja Sakala metsaühistus näiteks on selle jaoks lausa inimene tööl, kes korraldab selliseid töid, kaasa arvatud puidu müüki ja inimene ei pea selle pärast muretsema, mis tema metsas lausa toimub igapäevaselt. Selle aitab kõik metsaühistu teha talle. Et täna me räägime siis veidi sellest, et kuidas me eelmisel aastal korraldasime Erametsaliiduga koostöös taimehanke, kuna ei olnud 6 eestikuid saada, siis tõime neid eelmisel aastal Leedumaalt ja kuna eelmisel aastal oli see kõik väga edukas ja sellel aastal on samuti taimede puudus Eestimaal, siis on plaanis Leedumaalt sel aastal ka tuua. Ja metsaomanikud ei peaks väga muretsema, et taimi ei saa, tuleb sellest lihtsalt aegsast ühistute kaudu teada anda ja hetkel on tellitud piisav kogus neid 4-aastaseid 6 eestikuid tänavu kevadeseks metsaistutamiseks. Et praegu me oleme siis ühe sellise raiesmiku peal, kuhu istutati 2 aastat tagasi avajuursete kuusetaimedega uus metsakultuur ja eks selle aasta kevadel on ilmselt paljudel metsaomanikel plaanis sama tööd teha. Taimed on, avajuursete taimedel on mõned eelised ja võrreldes nende suletud juurekavaga ehk niinimetatud potitaimed ees, kuid kuna nende kasvatamine nõuab väga palju käsitööd, siis Eestis on nende taimede tootmine vähenenud. Ja see on üks põhjustest, miks me oleme sunnitud ka sel aastal tooma neid Leedust. Teine hea põhjus on, miks Leedust tuua, on see, et seal on eelmise aasta kogemuse järgi olid taimed väga kvaliteetsed, juurekava oli hea ja kasvavaminekud on olnud tagasiside järgi väga head. Samuti on meile sobivast piirkonnast seal valitud see seeme, kuna igast piirkonnast teise ei tohi ju teatavasti taimi ega erineva seemne päritoluga kasvatatud taimi viia. Näiteks ei tohi ju lääne poolt ida poole tuua ja põhja poolt lõuna poole. Teiseks on see põhjus, et käsitöö suure osakaalu tõttu oli raske leida tööjõudu, kuna avajuursete taimede kasvatamine nõuab just palju käsitööjõudu. Ja kuna siin vahepealsel ehitusbuumi ajal olid väga palju töötajaid või inimesi läksid tööle kas ehitussektorisse või muudesse sektoritesse, siis tööjõupuudusel jäi see taime kasvatamine muutus problemaatiliseks. Ja selle tulemusena ka siin samas Suurejani vallas oli tol ajal 2 suurt puukooli, kes kasvatasid 50 000 kuni 100 000 kuuseistikut avajuurset, siis tänaseks päevaks on nüüd mõlemad oma tegevuse lõpetanud. Samuti on kuusetaimede müügil kogemus juba 12 aasta pikkune, et on toodud neid ka Lätist, on proovitud ka Valgevenest tuua. Kuid parimad taimed oleks muidugi Eestis kasvatatud ja teisel kohale asetaksingi siis Leedus toodetud taimed, kus siis nende riiklikus puukoolis või siis võtta Eesti RMK analoogile kuuluvas puukoolis kasvatatakse nii-öelda parandatud juurekavaga avajuursed kuuseistikuid, kus siis esimese aasta lõpus lõigatakse nende juured veel kord läbi, et see juurekava veel paremini areneks ja istikud veel paremad oleks. Istikute juures teatavasti ongi olulisem on see maapealne osa ehk see juurekava ja see proportsioon selle maapealse osaga. Et tihtipeale tahetakse väga suuri kõrgeid taimi ja selle maapealne osa oleks hästi suur
ja vaatamata selle juurekavale, et aga tegelikult peaks see olema just tähtis on see, õigemini tähtis on see, et see juurekava oleks nagu omavahel proportsioonis, et juurekava suudaks seda maapealset taimeosaga toitainetega. Ja siis üks põhjus tõenäoliselt veel, miks paljud taimekasvatajad on tootmise lõpetanud, oli paari aasta tagune ületootmine, kus puukoolidele jäi ligikaudu 1 000 000 kuuseistikut müümata ja seetõttu nad loobusid nende kasvatamisest. Taimede müügi korraldamine käesoleval aastal saab ka toimuma siis ühistute kaudu ja maakondlikud isikud siis koordineerivad seda, sest ühele või 2 inimesele see üle Eesti kõikide taimede müügi korraldamine käib lihtsalt üle jõu. Kuna see periood on suhteliselt lühikene, mis aja jooksul see kõik on vaja ära teha. Teiselt poolt on vahel ka küsitud meie käest männitaimi. Männitaimedega on üldiselt olnud ka niimoodi, et see on aastati väga heitlik olnud, et kui puukoolides on õnnestunud hea aasta olnud, siis on ka võimalik olnud alati männitaimi saada. Aga kui juhtub mingi suurem taimlahaigus teid hakatama, siis põhimõtteliselt ei saa mitte kuskilt sellest piirkonnast neid taimi. Nii et see on natukene heitlik selle tõttu. Ja teine põhjus, miks mändi suhteliselt vähem istutatakse, on see, et uluki kahjustused männikutes on ikka väga suured männinoorendikes.